Tere päevast! Kohalike omavalitsuste valimised on kohe-kohe ukse ees ja Postimees jätkab oma valimisdebattidega. Tänases saates on meil fookuses haridus ja kultuur ja meil on siin stuudios 3 Tallinnas kandideerivat kandidaati. Kõigepealt Helle-Moonika Helme EKRE-st. Ja, tere kõigile. Indrek Lillemägi Eesti 200-st. Tervist. Ja Natali Mets Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Tere. No, esimene suurem teemablokk puudutab haridust. Ma alustuseks tahaksin kuulda teie kõigi enda ja teie erakondade mõtteid, mis puudutab haridust Tallinnas. Ja meil on selline formaat, et teil on igal ühel 2 minutit. Meil on siin stopper, mille me paneme käima. Ja te peate selle 2 minuti sees nii-öelda siis selle asja ära kirjeldama ja siis lähme sealt teemadega edasi. No, alustame siis Natali Mets, et millised on teie või teie erakonna meelest suurimad probleemid hariduses Tallinnas? Kõige olulisem on see, et hea eestikeelne haridus peab olema kodulähedane. Ehk siis sotsiaaldemokraatide juhtimisel me oleme alustanud tugevalt eestikeelsele haridusele üleminekuga. Järgmistel aastatel tuleb sellega jätkata. Teine aspekt on siis hariduse kodulähedus, mis tähendab seda, et laps või lapsevanem ei peaks hommikul rändama linnaosade vahet, et jõuda õigeks ajaks kooli. Ja esimest korda alates taasiseseisvumisest tegelikult Tallinn ehitab uusi kooli ja lasteaedu. 2025. aasta sügisel on valmimas Põhjatähe põhikool ja sotside lubadus on siis ehitada 3 uut kooli ja 8 uut lasteaeda järgmise tsükli ajal. Ja see on äärmiselt oluline. Lisaks siis kooliharidusele on oluline ka see, et huviharidus ja sportimisvõimalused oleksid kättesaadavad. See tähendab seda, et need oleksid inimestele rahaliselt kättesaadavad. Selleks on meil 100 euro suurune vautšer just siis ülemineku õpilastele ehk siis eestikeelseks hariduseks. Lisaks on olulised vaimse tervise teemad ehk siis ka sotside eestvedamisel on 20 psühholoogi koolidesse lisandumas, et tagada lastele vajalik vaimse tervise tugi. Me teeme selles osas koostööd MTÜ Peaasjadega. Ja teemad, mis võib-olla siiamaani on olnud natukene vähem tähelepanu all, on ühtsem seksuaalharidus, et kõik lapsed oleksid toetatud. Midagi, mis on praegu täiesti puudu, on anonüümne süsteem, kuidas teavitada ahistamisest. See tuleb luua. Ja 2 minutit sai täis. Aitäh. Nii, Indrek Lillemägi. Ja, ega Eesti 200 seisukohad suures plaanis on ju sarnased. Esmalt muidugi kõige olulisem eestikeelsele õppele üleminek peab jätkuma. Et oluline muidugi, et me analüüsiksime seda, et missugused koolid, missugused õpilased vajavad rohkem lisatuge. Ja võib-olla see meie peamine siht on see, et me läheneksime andmepõhiselt, uuringute põhiselt. Praegu on ka Eesti 200 abilinnapea Aleksei Jašini eestvedamisel valminud siis selline monitooring, mille järgi me teame, missugused koolid vajavad lisatuge. Ja selles mõttes meie oleme positiivse diskrimineerimise usku, et koolid, mis kannavad rohkem koormat. Olgu siis kas muukeelsete õpilaste õpetamisel, aga ka erivajadustega laste õpetamisel, kus näiteks sotsiaalmajanduslik taust õpilastel on keerulisem, et just nendesse koolidesse peab lisarahastust leidma ja miks mitte ka näiteks selliseid haridusinnovaatilisi projekte just nende koolide juures siis rahastama. Teine oluline seisukoht muidugi, millega me täiesti nõustume, on see, et hea eestikeelne haridus ja ka alusharidus peab olema kättesaadav kodu lähedal. Samamoodi Eesti 200 seisukoht on see, et peame lähenema andmepõhiselt. Tallinnal on tegelikult olemas väga hea demograafiline ja rändeuuring Tartu Ülikooli inimgeograafidelt, mis tegelikult näitab ära väga täpselt, arvestades ka sisserände prognoose, arvestades uute elamurajonde rajamist, seda, et missugustes linnaosades on meil järgnevate aastate jooksul vaja avada uusi lasteaedu. Ja samamoodi, et missugustes linnaosades me peame mõtlema ka positiivsetele kahanemisplaanidele. Ja kolmas põhimõte kindlasti on see, et hea huviharidus peab olema kättesaadav igale noorele, igale lapsele.
kindlasti see üks huviharidus, üks ring peab olema kõigile tasuta, aga me nõustume ka sellega, et me peame siin lähenema vajaduspõhiselt ja eelkõige toetama neid noori, neid perekondasid, kus siis võib-olla sotsiaalmajanduslik taust on keerulisem. Saite isegi kiiremini hakkama kui 2 minutit. Nii, aga Helle-Moonika Helme, et mis EKRE seisukoht on? Ja aitäh sõna andmast, et põhimõtteliselt väga paljudele asjadele kirjutaks alla, aga et need ei jääks deklaratiivseks, et me elu ikkagi on näidanud, et enne valimisi tehakse väga palju ilusaid sõnu ja räägitakse ilusaid jutte, aga tegelik elu läheb oma rada ja olles olnud Tallinna linnavolikogu liige nüüd juba teist hooaega, siis näiteks võtsime vastu suure üldplaneeringu, kuhu tahetakse siis ehitada kortereid, eluasemeid 40 000 inimesele, aga ega sinna midagi muud nagu väga planeeritud ei ole. Ehk et mis ma tahan öelda, loomulikult, eks ole, koolid, eks siis koht, kus õppida on oluline, koht, kus lapsed saavad käia lasteaias on oluline, kogu muu infrastruktuur on oluline, aga mis on kõige tähtsam kogu selle asja juures, et kui me räägime nii eestikeelsele haridusele ülemineku, kui üldse sellest, et mis on meie riigikeel ja millises keskkonnas me Tallinnas tahaksime tulevikus elada, siis ega siis linnavalitsejate ülesanne ei ole ainult luua siis elukeskkonda või infrastruktuuri, logistikat ja kõike seda. Eriti Tallinna linna ülesanne oleks ikkagi vaadata ka seda, et meil oleks Tallinn tulevikus eestlaste linn, eestikeelne linn, et kõikide, see on nagu selles mõttes üleüldine maailmas, et pealinnad kipuvad olema sellised internatsionaalsed, multikultuursed, aga meie väikese rahvana, kui me tahame, et meie keel ja kultuuri alles jääks, siis me peame nagu väga selgelt ikkagi vaatama seda, milliseks meie linn muutub tulevikus ka nende inimeste osas, kes siin elavad. Teie saite ka kiiremini hakkama, et ei olekski justkui poliitikud stuudios, aga võtame siis selle ühe kõige suurema teema, tegelikult te kõik 3 tõite selle vaata, et esimesena välja eestikeelsele haridusele üleminek Tallinnas. Ma ei tea, alustame sotsidest, et sotsid on lubanud, et ülemineku koolides käivatele lastele tuleks määrata see toetus, see sama voucher, mida te mainisite, et nad saaksid eestikeelset kultuuri tarbida. Et ma ei tea, kas see teiste laste suhtes natukene ebaõiglane ei ole? Integratsioon toimib kõige paremini tegelikult loomulikes keskkondades. Seetõttu on oluline, et need lapsed ja tegelikult inimesed igasuguses vanuses puutuksid kokku teiste enda vanustega, sarnaste huvidega inimestega keskkondades, mis ei ole ainult kool või kodu, vaid on näiteks muuseum, huviring või sporditegevus, mis juba loob selle esimese kontaktipunkti, et nad on seal koos ühiste huvidega ja tegelikult kui eestikeelsed lapsed ja lapsed, kes on siis eestikeelsele haridusele üle minemas, kui nemad omavahel kokku puutuvad, siis ju samamoodi laieneb ka nende eestikeelsete laste tutvusringkond ja sõprusringkond, et ei kindlasti mitte, aga lisaks sellele voucherile on meil programmis ka 50 € suurune toetus 16–18-aastastele kõikidele lastele siis aastas igasuguste kultuuritegevuste jaoks, olgu selleks muusika, muuseum, etendused või midagi muud, et selles suhtes meil on neid plaane kõikidele lastele ja noortele. EKRE programmist ma lugesin välja selle, et venekeelsed lapsed või muukeelsed lapsed peaksid õppima kõigepealt kuskil mujal keele selgeks ja siis alles pannakse kokku kõigi teistega, et mismoodi see praktikas peaks välja nägema, et kas luuakse mingisugused eraldi kohad, kus need pannakse või kas nad siis õpivad enne keele selgeks ja siis hakkavad alles neid erialasid nii-öelda või aineid järgi omandama. Ei, küsimus on arusaadav, et sellega, me oleme juba selles mõttes, seda olekski pidanud teistmoodi alustama, et kui me rääkisime eestikeelsele haridusele üleminekust, siis ma arvan, et iga normaalselt mõtlev inimene sai aru, et meil olid enne ju, ütleme, ühtne haridussüsteem, aga meil olid venekeelsed koolid ja eestikeelsed koolid, õppeprogrammid
samad, aga lihtsalt kodukeel erineb ja vastavalt sellele siis lapsed käisid ka siis koolis või lasteaias. Ja kui me siis tegime sellele eestikeelsele haridusele ülemineku, see on siis nagu riigi poolt tulnud, see ei ole nagu kohaliku omavalitsuse teema, siis vastav seadus võeti vastu ja iga selline normaalselt mõtlev inimene, vähemalt mina sain aru, et eestikeelsetel koolidel ja eestikeelsetel lastel ei ole vaja seda, et nad lähevad eestikeelsele õppele üle, aga seda on vaja just nendele, kes ei oska eesti keelt. Ehk et see eestikeelsele õppele üleminek olekski pidanud hakkama toimuma nendes koolides, kus käisid lapsed, kes ei oska eesti keelt. Aga küsimus on selles, mis te tegema hakkate? Ja nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus seda tuleks nüüd hakata mitte isegi tagasi pöörama, kui on vaja, aga ümber korraldama, saate aru, mujal maailmas on lugematult neid metoodikaid, mis väga lühikese ajaga õpetavad lastele selgeks keele ja neid metoodikaid kasutades me saaksime need lapsed, keda me tahame viia siis eestikeelsesse keskkonda üle, päris ruttu eesti keelt aru saama, rääkima ja selles keeles ka suhtlema ja ka õppima panna. Ja alles siis peaks nad kokku panema eesti lasteks, sest praegu me oleme paraku kahjuks kahetsusväärselt olukorras, kus linnaosades, kus meil on, näiteks räägime Lasnamäest ja veel mõnedest, näiteks ka Õismäel, lapsevanemad on ahastuses, sellepärast, et nad ütlevad, et need koolid, kus nende lapsed enne käisid, mis olid eestikeelsed koolid, nende laps ja veel mõned eestikeelsed sõbrad ja ülejäänud on kõik vene emakeelega lapsed, kogu koolielu käib vene keeles, kõik käib vene keeles, ja mis puutub lasteaedadesse, siis lasteaiast lähevad lapsed sellistes rühmades, segarühmades nüüd juba koju ütlevad emale maama. See ei ole normaalne. Natali Mets, kiire repliik. Ja ma lihtsalt tahtsin öelda, et kui siin korraks kõlas, et võib-olla tuleb tagasi pöörata, et siis eestikeelsele haridusele üleminekut kindlasti tagasi ei pöörata ja see tuleb ära teha, aga lapsed ja noored õpivad kõige paremini keelt ja integreeruvad kõige paremini ühises tegevuses, et seda tuleb teha koos, tuleb näiteks toetada koosõppiva koolimudelit, toetada ühist huvitegevust, koolivälist tegevust või sportimist, et niimoodi kapseldumine, see ikkagi seda probleemi ainult võimendab ja seda lõhet ainult suurendab. Ja ma annan ikkagi vahepeal Indrek Lillemägile ka sõna, et Eesti 200 käest olen kuulnud seda, et te tahate panna lisaressursse nendesse klassidesse, kus on siis muukeelsed lapsed. Kui te ise nüüd koolidirektorina vaatate seda olukorda, mis nii-öelda tööturul toimub haridustöötajatega, et kus kohast need inimesed tulevad? Ja minu enda kogemuses tulevad, on meil üha rohkem karjääripöörejaid, keskmine alustav õpetaja on juba praegu rohkem kui 30 aastat vana, et tegelikult muidugi tuleb töötada selle nimel, et meil oleks Tallinna koolides väga hea juhtimine, väga hea ja toetav, turvaline koolikultuur ka õpetajatele ja muidugi tuleb töötada ka selle nimel, et haridustöötajate palk tõuseks. Aga võib-olla küsimus, et kas eestikeelsele õppele üleminek läheb hästi, et muidugi see on suur väljakutse. Seljad on higised, kõigil. Seljad on higised poliitikutel, koolijuhtidel, õpetajatel, tihti ka õpilastel, lastevanematel. Aga ma ütlen, et aastakümneid me tegelikult ei julgenud Eesti hariduses neid nii julgeid otsuseid teha, et seljad läheks higiseks. Aga juhtimine üldiselt algab sealt, kus seljad on higised. Nii et selles mõttes on kahtlemata õige tee, kus me oleme. Mõni aasta tagasi inimesed veel ei uskunud, et meil on võimalik selline olukord, et igas Tallinna koolis klasside ees on eestikeelsed õpetajad, lasteaedades on eestikeelsed õpetajad. See on olnud raske, aga me oleme seda leidnud. Nüüd järgmine küsimus. Kõigil neil õpetajatel muidugi ei ole väga häid oskusi näiteks lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika kasutamiseks. Selleks on vaja väga konkreetseid meetodeid, väga konkreetseid meetmeid. Just nimelt eelkõige nendele koolidele muidugi, mis kannavad rohkem seda muukeelsete õpilastega ka uussisserändajate koormat. Ja ma arvan, et siin meetmeid on vaja mõlematele koolidele. Kindlasti nii nendele koolidele, mis on üleminekukoolid, kui ka nii-öelda klassikalistele eestikeelsetele koolidele, kuhu juba ka muukeelseid õppijaid ju tuli palju enne selle riikliku eestikeelsele õppele ülemineku algust. Nii et meetmeid on vaja ja hea uudis on see, et meil tegelikult on olemas päris head andmed Tallinnas, missugustes koolides kõige rohkem tuge vajatakse. Ja ka praegu Tallinna linnal on juba välja valitud need 6 kooli, millega siis tehakse väga põhimõttelist koostööd, kus toimuvad tunnivaatlused, tundide analüüsid, sinna on planeeritud täiendavaid ressursse, toimub õpetajate koolitamine. Asi võtab aega, seljad on higised, aga tuleb edasi suruda.
Helle-Moonika Hennepea, 2 lauset. Ja mul on lihtsalt, ma tahaks ümber lükata selle sellise nagu demagoogilise argumendi, mis alati tuleb, et kui me alustame mingit debatti sel teemal, siis alati teie ei taha eestikeelsele haridusele üle minna. See ei ole nii. Et praegu me lihtsalt, need plaanid on jube ilusad, aga reaalne elu on see, et meil on põlvkond Eesti lapsi Tallinnas, linnaositi, kus ja ka Ida-Virumaal. Tallinna Ida-Virumaa on selles mõttes, ma ei räägi ülejäänud Eestist, et kus need lapsed ei saa enam eestikeelset haridust ja nad ei saa enam üldse haridust. Et mis me teeme sellega, et seda debatti nagu jube hea on rääkida neid ilusaid sõnu, kuidas hoolime, kaasame, oleme koos, õpetame koos. Aga elu on näidanud, et Eesti lapsed lähevad selles olukorras, peavad üle minema vene keelele. Vene lapsed ei lähe üle eesti keelele. Nii lihtsalt ongi. No mina näen koolijuhitana siin ikkagi selgelt nagu vastupidist. No, sinu kool on... Põlvkonna haaval tegelikult ikkagi me näeme, et meie vene emakeelega noored tunnevad ennast Eestis koduselt, oskavad üha rohkem eesti keel ja mina seda nii-öelda negatiivset trendi tõesti ei tohi. Mina olen nagu sellega nõus, aga vaata, küsimus on protsendis, küsimus on osakaaludes, küsimus on selles kontsentratsioonis. Loomulikult vene lapsed õpivad väga kenasti ära eesti keele, meil on põlvkond, eks ole, meil on isegi poliitikuid on juba, eks ole, kes on kasvanud üles ja räägivad ilusti eesti, meil on ka Riigikogus vene nimega poliitikuid, aga see tähendab seda, et me peame nüüd üle ujutama kõik Eesti koolid teise emakeeleks, aga veel uus sisserändajatega ja vaesed õpetajad. Seda ettepanekut vist keegi ei olegi teinud. Aga liigume nüüd edasi. See toimib iseenesest. Liigume teemaga natukene edasi, et siin alusharidust tegelikult mainiti. Teeks ühe ringi, et kas Tallinna lasteaiakohtade probleem, kas see on kohatasus lasteaedade hulgas, nende asetuses või milleski muus, Natali Mets? Kuigi sotsid toetavad üleriigilist tasuta lasteaeda ja selleks oleme ka Riigikogus esimesed sammud teinud, siis Tallinna puhul me näeme, et peamine probleem on ikkagi lasteaia koha kättesaadavuses ja seetõttu on plaan ka järgmistel aastatel ehitada 8 uut lasteaeda nendesse linnaosadesse, kus ka andmepõhiselt teame, et on neid kõige rohkem tarvis. Ehk siis Tallinna puhul on esmane küsimus mitte lasteaia kohatasus, mida me tegelikult langetasime 71 eurolt 50 eurole, vaid selles, et lasteaia koht oleks kättesaadav ja selleks tuleb uusi lasteaedu ehitada. Indrek Lillemägi. Meile väga meeldiks tasuta lasteaed, aga me näeme, et see ei ole lihtsalt mõeldav, kuna meie alushariduse võrk vajab investeeringuid ja me ei toeta seda, et me olles teadvel sellest, et ligikaudu 80 lasteaeda vajavad lähemate aastate jooksul renoveerimist ja see võtab näiteks järgneva 10 aasta jooksul praeguste hindade juures linna eelarvest umbes 650 miljonit eurot, umbes 65 miljonit aastas. Samamoodi tõesti 8 uue lasteaia rajamine on plaanis just nimelt nendesse linnaosadesse, mis meil andmepõhiselt näitavad, et seal on kodulähedast lasteaia kohta raske leida, et meil on vaja teha väga suuri investeeringuid alushariduse võrku, et igal lapsel oleks kodulähedane alusharidus ja seetõttu tasuta lasteaed lihtsalt ei ole mõistlik. Küll aga muidugi me toetame seda, et kui me näeme, et on perekondi, gruppe, kes vajaksid täiendavat kohatasu soodustust või kohatasust vabastamist, siis nende meetmetega muidugi tuleb minna edasi. Helle-Moonika Helme. Ja ma lihtsalt vahemärkusena ütlen, et kõik need erakonnad, sotsid ja Reformierakond eriti, kes siin on selle lasteaiatasu teema tõstatanud, nüüd just kilbile. Ma tuletaks meelde, et te olete võimul Eesti ka ühes teises suuremas ja rikkamas omavalitsuses nimelt Tartus ja seal on kõige kallim kohatasu ja seal ei ole te kunagi aastaid midagi teinud. Aga see on, vaata, sa lugesid eks ole, kõik need põhjused, eks ole, mis võiks olla. No sotsid valitsesid koos nendega pikka aega. Ja tõesti Reformierakond. Aga ma just ütlesin, et Tallinnas me ei poolda sotsidena tasuta lasteaeda, me pooldame seda üleriigiliselt, oleme selle ettepaneku ka Riigikogus teinud, et praegu Reformierakonna tegusid või maailmavaadet või lubadusi sotsidele suunata on minu arust, see on demagoogia. Ja see ongi see, et poliitikas sellised argumendid on alati, tunne nagu poliitikud on eile sündinud, no ei ole eile sündinud. Aga mis puutub, need põhjused, mis sa kõik ette lugesid, et need on komplekssed. Mina mäletan väga hästi, minul on 3 last käinud Tallinnas lasteaias ja mina mäletan küll neid aegu, kui see lasteaiatasu oli tegelikult väga-väga, kuidas ma ütlen, nagu argument perekonnas, eks ju. Et isegi oli, kas ma panen lapse lasteaeda või ma jään lapsega koju, sest et naisena lapsega kodus olles, ise teda õpetades, ise teda kasvatades, ma olen oma lapsega koos,
kui mul oleks see võimalus ja ma ei pea seda lasteaiatasu maksma, aga noh, tasuks. Aga mis puutub sellesse, et te olete kaardistanud nüüd kõik linnaosad ära, kus on vaja. Palun, mina kandideerin Haaberstis ja ma mäletan, et teist koosseisu järjest, kui ma läksin esimest korda, sain Tallinna volikokku, hakkasin mina rääkima, see on lapsed väiksed, elasin Kakumäel ja siis ma mõtlesin, et huvitav, miks siin ei ole nagu, no üks lasteaed kuskil oli, nad käisid juba koolis ja kooli ka ei ole, no Rokka kooli ei mahu kõik ära ja hakkasin seda juttu rääkima, oi ma kuulsin jälle need eile sündinud poliitikud, kes kõik rääkisid, ei ole kohta, ei ole raha, ei ole vaja, sest lapsi ei ole. Ja noh, nüüd ma vaatan, et midagi seal on projekteeritud, aga meil on Haaberstisse nii palju ehitatud detailplaneeringud, üldplaneeringud, suured linnaosad tulevad, noored pered kolivad. Sellest ühest väiksest pikaliiva oaasist, mida isegi pole veel koppagi maast, ei jätku, mida? Ma siis küsingi, et, et sinna tuleks nagu kiiremas korras midagi teha. Ma räägin lihtsalt oma piirkonnast. Selles mõttes on see väga õige, et Haabersti, Põhja-Tallinn, Kesklinn ja Pirita ongi need kohad, kus ka Tartu Ülikooli inimgeograafide seisukohal ongi vaja lasteaiakohti juurde rajada. Ja tegelikult need samad rajatavad siis 8 uut lasteaeda, mis on järgneva 10 aasta jooksul plaanis. Et need ongi lahendus. Aga kus siis 10 aasta jooksul käivad lapsed lasteaias ja koolis? Ma ikkagi segan siit vahele, et me peame siin edasi liikuma teemadega ka, aga ma juhin vaataja tähelepanu, et me tegelikult jõudsime konsensuseni, sest kõik ütlevad, et Reformierakond tuleb juurde ehitada. Ja Reformierakond on süüdi. Või et Reformierakond ei ole siin. Reformierakond ei ole siin, ei saa vastata. Ja süüdistada. Jätame nemad välja. Ja, just. Aga teeme ringi nüüd huvihariduse teemal ka, et no, milliseid asju huvihariduses peaks linn üldse omalt poolt nii-öelda üleval pidama, toetama või doteerima, et kus te seaksite kõige rohkem fookust, Natali Mets? No praegu on meie jaoks oluline see, et 1. kuni 5. klassi lastele oleks ülemineku toetus 100 eurot kvartalis vautšeri põhimõttel ja otse loomulikult on oluline, et saaksid huviharidust ja sporditegevusi teha ka kõik teised lapsed ja see esimene ring peab olema tasuta ja ülejäänud peab olema vaadatud vajaduspõhiselt. Indrek? Jah, nagu ma enne ütlesin, et muidugi me seisame selle eest, et igale Tallinna lapsele oleks kättesaadav huviharidus ja toetame ka vajaduspõhist lähenemist. Ja muidugi lisaks nendele Tallinna peetavatele huvikoolidele, mida on hetkel 10, me toetame seda muidugi, et huviharidust peaks lisarahastama ka koolide juures. Et huviharidus on kahtlemata mängib kriitilist rolli ka eestikeelsele õppele ülemineku osas, et siin on ka väga häid näiteid, kus just huvihariduse kaudu püütakse seda nii-öelda ühist keeleruumi luua, et kahtlemata kvaliteetne eestikeelne huviharidus on see, mida meie toetame. Ma küsin siia vahele, et teie seda vautšeri süsteemi ei toeta? Ma ei ütle praegu, mul ei ole kindlat seisukohta selle osas täpselt, et see, mis puudutab konkreetselt näiteks ühe linnaosa põhiselt või ainult ülemineku koolide õpilastele vautšerit, et seda mina isiklikult ei toeta, et ma arvan, et siin peaks arvestama ka teisi faktoreid, näiteks tõesti sotsiaalmajanduslikku tausta rohkem, mitte ainult keelt, et meil ei jääks ka eesti emakeelega lapsed, kellel ei ole majanduslikult võimalik huvihariduses osaleda, sellest kuidagi välja. Ja absoluutselt seda ma ka ütlesin, et selle eest seisame ka meie. Helle-Moonika Helme, mida EKRE teeb huviharidus? Ja, no siin on, see on selline laiem teema, et hoiame ikkagi kindla mõtte. Ja, ei, ma ikka huvihariduse juurde jääks, aga ma tooksin näiteks sellise näite, ma tooks Islandi näite. Väike riik, saavad hakkama ilusti kenasti ja väga hästi saavad hakkama. Ja näiteks, kui Islandi riik kehtestas korra, et huviharidus on kõigile tasuta, minge, proovige, kas teile meeldib viiulit mängida, kas teile meeldib ratsutada, kas teile meeldib, ma ei tea, jalgpalli mängida, ükskõik, proovige, lapsed käivad igal pool, proovivad, katsetavad, lõpuks leiavad selle fookuse ja tulemus on see, et narkosurmade arv langes, eks ole, siis noored on kõik hõivatud ja see iseenesest, see võib olla kallis, aga Tallinna linn on üks rikkamaid omavalitsusi, meie eelarve on üle miljardi ja me tegelikult võiksime proovida seda, et kuidas oleks, kui me teeksime kõikidele Tallinna lastele ühe huvihariduse ringi
täiesti tasuta, ei ole vahet, kas ta on erasektoris või ta on koolide juures, sest koolide juurde me ei saa, seda on proovitud, aga see ei tööta. Et las nad proovivad, las nad katsetavad, millega hakkavad kasvama, eks ole, tulevased muusikud, tulevased ratsutajad, tulevased balletitantsijad, tulevased, ma ei tea, robootikud, tulevased kõik, et see võiks olla see eesmärk, eks ole, mitte niimoodi, et me pudistame, ma ei tea, vautšer sinna, vautšer tänna, madalalt mõtlete, väikselt mõtlete. Natali Mees, teil oli mõte? Ja tahtsin lihtsalt jagada seda, et lisaks haridusele on tegelikult väga suur roll kõigel sellel, millised huvid ja tegevused inimestel üleüldse on ka avalikul ruumil. Et siiamaani on olnud Tallinna avalik ruum ja näiteks pargid suhteliselt siuksed ühefunktsioonilised, jalutad ringi, istud pingi peal, vaatad lille. Aga üha rohkem ja rohkem me siis parke uuendades, mitte ainult ehitades, aga ka ehitades mõtleme sellele, et milliseid tegevusi seal on veel võimalik teha. Näiteks äsja avatud Putukaväil, seal on tõesti tegevusi kõikides vanustes inimestele, isegi kiiged on kasutatavad 3-aastastele ja 83-aastastele, on võimalik mängida erinevaid mänge, on võimalik tegeleda linnaaiandusega ja palju-palju muud, ehk siis tegelikult on ka see oluline, et mitte ei oleks tarvis tingimata minna kas treeningsaali või huvihariduskooli, vaid et oleks võimalik lihtsalt aega veeta tasuta ka linnas, avalikus ruumis nii, et seal oleks mingid tegevused. Ja no see läheb juba tegelikult natukene teise debati teemaks. Aga liigume edasi, lähme kultuuri juurde ja nüüd on jälle see hetk, kus teil kõigil on 2 minutit ja rääkige palun, et mida teie erakond üldse peab kultuuriks ja mis on teie jaoks Tallinnas peamised prioriteedid, Indrek Lillemägi? Jah, no muidugi kultuur kõige laiemas mõttes on ju see meie elamise viis, kuidas me käitume ja kuidas me siin, millesse me usume ja selles mõttes kultuuri alla läheb tõesti ka näiteks küsimus linnaruumist, sellest, kuidas me kõik siin koos tunneme ennast, see kõik mahub kultuuri alla. Aga kitsamas mõttes siis kultuur, mis hõlmab mingit sorti kunstilist eneseväljendust või ka meelelahutust. Et selles osas muidugi linnal peab olema selge strateegia. Mida me toetame? Muidugi tuleb jätkata nende suurte kultuuriobjektidega ja eelkõige Eesti 200 toetab siin, et peaksime otsima koostöövõimalusi erasektoriga ja ka riigiga. No näiteks, kui me räägime linnahalli arendamisest, et siis siin kindlasti seda linn üksi enda kanda võtta ei saa. Meil on võimalik siis leida koostöökoht linnaga või koostöökoht riigiga või koostöökoht erasektoriga, samas väiksemaid või keskmise suurusega objekte, no näiteks küsimus ka sellest korvpallihallist, et siin on kindlasti valmis ka linn nii-öelda üksi edasi tegutsema. Ja või räägime sellest näiteks olümpiaujula rajamisest, et siin on kindlasti valmis ka linn edasi tegutsema üksi. Jah, lühidalt. Helle-Moonika Helme. Ja no eks ole kultuuri, sa juba laiendasid seda kultuuri mõistet, et tõesti, kui me võtame, eks ole, lõppkokkuvõttes on kõik kultuur, liikluskultuur, toidukultuur ja nii edasi, eks. Aga mida me ikkagi, kitsendame selle teema natukene ära, et mida me, mis Eesti riik on põhiseaduse kohaselt? Oskab keegi vastata? Mäletate veel? Rahvusriik. Põhiseaduse kohaselt oleme me rahvusriik. Ehk siis, kui me tahame olla Eesti Vabariigi pealinn, siis me peame loomulikult kultuuri edendamise ja arendamise silmas pidama seda, et me ei unustaks seda ära, eks ole. Tallinn on muutumas väga multikultuurseks. Viimastel andmetel on juba eestlased hakkamas vaikselt vähemusse jääma oma enda pealinnas. Ja seal on erinevaid põhjusi, kaasa arvatud ka see, et seesama üleminek eestikeelsele haridusele tihti tähendab seda, et Eesti vanemad ütlevad, ma ei saa Tallinnas enam oma last panna eestikeelsesse kooli, ma kolin Tallinnast minema, maapiirkondades on veel eestikeelsed koole, lähen sinna, saan hea hariduse kõik. Et me peame juhtima ka neid protsesse. Me peame juhtima neid protsesse nii, et siin prevaleeriks Eesti kultuur, eesti keel ja Eesti haridus, eestikeelne haridus niimoodi, et see oleks eelkõige meie oma, et meie kaasaksime teisi, aga mitte teised ei lammutaks seda ära, mis meil veel praegugi järele on jäänud. Natali Mets.
Ja no sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline see, et kultuur oleks inimeste jaoks ligipääsetav, kättesaadav ja korraldatud keskkonnasõbralikult. Kättesaadavuse osas üks oluline samm, mis me oleme teinud, on tasuta muuseumi pühapäevad, kus siis iga kuu esimesel pühapäeval on linnamuuseumid tasuta, aga näiteks ka ööbussid, mis muudab noortele inimestele õhtusel ja öisel ajal muusika nautimise siis kättesaadavamaks. Lisaks on oluline, et elu tuleks tagasi vanalinna nii kohalike jaoks kui ka turistide jaoks, et seal oleks kvaliteetset kultuuri, sealjuures siis hoides mitmekesisena Tallinna ööelu, aga seistes selle eest, et inimesed, kes tahavad öösel kodus rahulikult magada, saaksid seda teha. Meie jaoks on oluline see, et Tallinna kultuuritöötajate miinimumpalk oleks kõrgem riigi kultuuritöötajate miinimumpalgast. Suurtest projektidest rääkides ei saa linnahallist mööda, see tuleb kindlasti säilitada ja korrastada nii seda välisfassaadi kui seal ümbritsevat linnaruumi. Oleme alustanud filmilinnaku protsessiga ja uue ideena on siis linna protsendikunst, mis tähendab seda, et iga uus hoone, mis linnas ehitatakse, sealt siis protsent läheb kunsti soetamisse. No nii, võtame erakonna programmid eraldi ette, et Eesti 200, ma teie programmis nägin ühte väga huvitavat mõttekäiku, et te tahate, et jõuluturul ja vanalinna päevadel ei müüdaks masstoodetud Hiina kaupu, et kas liberaalne erakond hakkab nüüd ettevõtjaid kiusama ja neile ette ütlema, et mida nad müüvad või mitte? Jah, ma arvan, see on seesama linna võimalus ja tegelikult privileeg seda oma avalikku ruumi ja kultuuri kujundada, et sealhulgas ka utsitada, suunata erinevate meetmetega siis müüjaid müüma asju, mis on keskkonnasõbralikud, mis esindavad ka selliseid väärtusi, põhimõtteid, mille eest me linnana seista tahame. Helle-Moonika Helme, et te tõite selle ise ka tegelikult teemaks ja teie programmis on ka see rahvuse küsimus kirjas. Te kirjutate, et te toetate neid kollektiive, kes kannavad eestluse vaimu ja toetate rahvakultuuri kandvaid üritusi. Et kui nüüd vaadata neid üritusi, mida Tallinn on toetanud, näiteks Tallinn Music Week või Brigitta festival ja tegelikult ka lauluväljak, mis on linna omanduses, kus käivad rahvusvahelised artistid, et nüüd sellest kõigest siis peaks linn puhtaks pühkima oma suu. Aga miks te keerate selle niimoodi? Ega kas ma olen öelnud, et midagi tuleb ära, et mina ütlen, et kui me nagu räägime arengust, eks ole, kuhu te ju teate, eks ole, et see areneb, kuhu sa oma energia ja tähelepanu suunad. See ei tähenda seda, et sa võtad nagu kusagilt mujalt selle ära, vaid sa lihtsalt suunad oma tähelepanu sellele, et Eesti Vabariigi pealinnas, Tallinnas oleks võimalikult palju neid üritusi, neid kultuuriüritusi, mida ka need, kes tulevad Eestisse seda kultuuri nautima, nad tunneksid, et see on midagi eestilikku, see on midagi sellele kohale omast, see on sellele rahvale omast ja me peame nagu seda edendama. See on see mõte. No nii, ma ei saa ka kasutamata jätta võimalust, et meil on stuudios ikkagi öölinnapea. See on selles mõttes hästi vastuoluline valdkond, et see tekitab alati pahameelt. See tekitab pahameelt kohalikes, keda see kõik häirib, siis tekivad igasugused alkoholiga seotud küsimused ja nii edasi. Et no, kas seda on üldse võimalik niimoodi edendada, et kõik rahul oleks? No igas suuremas linnas, kus eksisteerib mingigi ööelu, on kõige suuremaks väljakutseks, kuidas lahendada elanike ja ettevõtjate vaheline müra küsimus. Ja nüüd viimase 1,5 aasta jooksul, kui Jevgeni Ossinovski on olnud linnapea, oleme me leidnud tegelikult ka need meetmed ja lahendused, kuidas seda olukorda lahendada ja esimesed tulemused on tegelikult käes, et on nii neid ettevõtjaid, kellega on lepingud lõpetatud, kui ka selliseid ettevõtjaid, kellele on kirjutatud siis meetmed, mis piiravad nende tegevust. Me üldse ei tahaks seda teha. Tegelikult eesmärk oleks siis läbi rääkida, jõuda kogukonna põhiste lahendusteni, aga paraku on neid, kes ei tee koostööd ja rohkem on neid, kes teevad koostööd. Nüüd just valmis Tallinna ööelu arengukava, mis on väga mahukas, 60 lehekülge, aga seal on ka ettepanekuid selle kohta, kuidas siis jätkata
või millised võiksid olla järgmised 10 aastat need meetmed, mida rakendada, kindlasti jätkata minu alustatud formaadiga, kus ettevõtjad, elanikud, korrakaitse, politsei, linnaosa regulaarselt kohtuvad ja arutavad siis peamiselt hooajapõhiselt, mis oli hästi, mis oli halvasti ja vajaduspõhiselt saadakse tihemini kokku. Ja teine asi on erinevad heliisolatsiooni meetmed, et me näeme seda tegelikult Berliini näitel, kus Berliin muidugi investeerib väga suuri summasid. Ma arvan, et Tallinn nii suuri summasid kindlasti ei peaks investeerima, aga sellesse, et toetatakse ettevõtjaid, et nad saaksid teha heliisolatsiooni töid, olgu selleks mingi nii väike asi nagu pehmendav vaip või Molton või helikindlad uksed või akned või siis juba nagu suurem investeering nagu seinte polsterdamine. Aga ööelu kasutegurid nii sotsiaalses, kultuurilises kui ka linna aspektis majanduslikus vaates on nii suured, et me kindlasti ei saa seda 12 tundi oma ööpäevast ignoreerida. Meil hakkab tegelikult saateaeg vaikselt otsa lõppema, aga ma tahaks ikkagi rääkida natukene rahvusküsimusest ja mitte rääkida Helle-Moonika Helme jutupunkte, vaid sellest, et Tallinnas on tegelikult ikkagi väga suur hulk venekeelset elanikkonda ja me oleme näinud seda, et see venekeelne elanikkond tahab tarbida siis ka venekeelset kultuuri, millest on tekkinud meil ka igasuguseid pahandusi. Siin on besseedini üritused ja maasini üritused ja igasugused asjad, mis on toimunud. Et no ma ei tea, mis see võluvõti nende vastu on, kuidas seda venekeelset elanikkonda niimoodi siis motiveerida, et nad tarbiks ka seda sama kõike ilusat, mida te siin olete pakkunud, et Indrek Lillemägi. Mina ei usu võluvõtmetesse ja imelahendustesse. Muidugi, linn peab seisma selle eest, et avalik inforuum oleks eelkõige eestikeelne ja eestimeelne. Samas, kui me teame, et on täiesti normaalne, et inimesed püüdlevad oma emakeelsesse inforuumi, siis tuleb teatud sihtgruppidele, eriti vanemaealisele elanikkonnale, muidugi pakkuda eestimeelset olulist informatsiooni ka nende emakeeles, olgu see siis vene keeles või näiteks kohati ka inglise keeles. Aga riigist on meil siin head näited, et TTV Plus või Raadio 4 teevad väga head tööd ja ma arvan ka, et linna poolt kriitiline informatsioon peab olema mitmes keeles. Aga muidugi meil peab olema ka samm-sammuline nägemus, kuidas me liigume selle informatsiooniga järjest eestikeelsemaks ja see eesti meelsuse latt peab olema väga tugev. Helle-Moonika Helme. Ja jällegi ilusad sõnad, aga reaalne elu on see, et Tallinn on väga lühikese ajaga muutunud vene linnaks ja need ei ole minu sõnad, need on inimeste sõnad, kes igapäevaselt satuvad siis, aga ütleme tallinlaste enda suust kuulduna. Aga ka need Eesti inimesed, kes ei ole võib-olla käinud natuke aega Tallinnas ja nüüd siia tulevad ja on täiesti šokis ja ka välismaalased ütlevad, et et me mõtlesime, et me tulime nüüd Eestisse, aga selgub, et me oleme tulnud Venemaal, igal pool kostab ainult vene keel ja minge minge juba kusagil poolest päevast alates kella 5 Tammsaare parki, vaadake, mis seal toimub. Vene noori täis, lällavad, laaberdavad. See nagu kohutav, mis meie avalikus ruumis tegelikult toimub, et jube ilus on rääkida, et oi, tuleks, teeks ja kõik on. Aga need inimesed on siia tulnud ja nad käituvad siin täpselt nii, nagu neil on täpselt nii, nagu sa ütlesid, neile meeldib tarbida omakeelselt kultuuri, aga me oleme nad ise siia tassinud, lubanud, toonud ja nüüd nad teevadki seda. Natali Mets. Ja mis puudutab neid Tammsaare pargi noori, siis just 2 nädalavahetust tagasi teist korda järjest korraldasime koos Haridusametiga sellise noorte õhtu Museumääl, kus me enne küsisime nendelt samadelt Tammsaare noortelt, et mida te tahaksite teha. Nad tahtsid süüa ja nad tahtsid DJ töötuba ja me tegime seda neile ja seal olid noored, meil oli seal vestluspaneel, kus ka noorte esindaja oli lisaks politseile, lisaks Vabaühenduste Liidu juhi ja SPIN programmi esindajale kohal. Eelmine aasta oli veel rohkem tegevusi ja nende venekeelsete noortega suhtlesin mina eesti keeles, et tegelikult neil on huvi, neil on energiat, aga kui neil ei ole võimalusi seda mitte kuhugi suunata, siis meile tundubki, et nad käituvad jube deviantselt ja ebainimlikult. Tegelikult nende noortega tuleb suhelda ükskõik, mis keelsed nad on ja pakkuda neile võimalusi. Neil on väga lahedad ideed. Nad käisid välja, et Tallinnas võiks saada Vabaduse väljakul suvel basseinis ujuda või võrkpalli mängida. Supermõtted. Teeme ära.
No Indrek Lillemägi koolidirektorina, teie teate ju, mida noored tahavad ja mida noored tarbivad. Kas ma lähenen hoopis teiselt poolt, et siin seda Tammsaare parki on toodud välja kui probleemi, aga tegelikult ju reaalsus on see, et igal pool maailmas on niimoodi, et noored inimesed ikka käivad kuskil väljas ja leiavad endale mingisuguse koha, kus olla. Et kas see on teie meelest probleem? No mina kasvasin üles Põlvas ja ma mäletan, et Põlvas ainult eestikeelses kultuuriruumis ka noored parkides muidugi läljasid ja tegid igasuguseid lollusi. Nii et muidugi see on väljakutse. Me peame muidugi noortele pakkuma turvalist vaba aja meetmise võimalust, olgu selleks siis huviharidus, olgu selleks siis tugevad noortekeskused, ka tegelikult koolide juures toimuvad pikapäevarühmad, kogupäevakooli näited, kõik see. Sinna tuleb lisameetmeid panna ja ma olen täiesti nõus sellega, et noortega tuleb rääkida, et tegelikult noorte kaasamine, kaasa arvatud sellise prosotsiaalse käitumise tekitamine algab suhtest. Esimene samm on astuda noore poole samm, vaadata silma ja küsida ja rääkida noortega, ükskõik mis emakeelega, missuguse perekondliku taustaga nad on. Nii et noortega tuleb suhelda ja haridusjuhina ma näen, et ega meil see ka töötab. Ja selle mõttega me tänaseks lõpetame. Aitäh teile kõigile, et tulite. Aitäh, et olite väga konstruktiivsed. Aitäh ka kõigile, kes meid vaatasid. Järgmine Postimehe otsesaade on eetris esmaspäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.